Siin Kigu TV. Mina olen Kerli. Ja mina olen Kati. Alustame saadet luulekonkursiga. Väikeste majas toimus 3. veebruaril luulekonkurss esimeste kuni 6. klasside õpilastele. Luulekonkursil osalesid 12 noort ja andekat õpilast, kes kõik esitasid erinevaid LN-Niidu luuletusi. Esimeste kuni 3. klasside arvestuses sai esimese koha Triinu Hommik. Ja 4. kuni 6. klasside arvestuses sai esimese koha Kristin Laberg. Tusi tegin vähe, kukkudes ei tööni, pika salmi kisen vähe, sugugi ei jõudnud. Siiski hakkan pahistama, kurku tekib kibedin, sest et näen sul jõuluvana, ikka veel on vitsakin. Üks pisike kassipoeg, ninots kriib, ütles söögilaus. Niu, ma ei taha seda piima lõppuda, ei maksa seda piima mulle pakkuda. Ja tegi ette niu näo. Kassi vanaema kuulas, kõrvad kikkis ja ütles. Ai, meie kassipoeg on rikkis, täiesti rikkis. Tule vanaisa appi, ole vai. Kassi vanaisa vaatas, silmad pilus ja ütles. Nurr, see asi pole ilus, pole põrmugi ilus ja turga tõusis võrg. Sellest kassipoest kasvada võib poolik kass, kui ta kõpruhub tõesti ainult poolik tass. Siis pisike kassipoeg, ninats kriib, patsti käpaga lauale lõi ja ütles. Ei ole ma poolik kass, andke kiiresti siia see poolik tass ja piima ära. Veel olen laps, kes päiksekiiri püüab ja virveid veeb. Mind tuulehoogi nimepidi hüüab, nii tihti veel. Veel olen laps, kelles lepalinnu kõik meelest kaob. Pilk haarab õhku, silmad täis on indu ja süda taob. Veel olen laps, kes kõige järel rutab, mis särav näis, kes näoli maas üht õit võib taga nutta. Uurisime huvijuhid Piret Arulalt käimasolevate ja tulevaste ürituste kohta. Väikeste majas toimus esimeste kuni 5. klasside õpilastele konkurss Minu päevik. Kujutab ette endast konkurss Minu päevik? Konkurss Minu päevik on sellel aastal esimest korda ja me loodame, et sellest tuleb traditsioon. Ja kujutab see endast niisugust üleskutset 1. kuni 5. klassi õpilastele, et nad kujundaksid ise omale päeviku kaane. Aastaid on olnud õpilastel oma päevik, õpilaspäevik, mille kaan on kujundatud siis kujundaja poolt trükikojas. Nad on küll väga erilised, hästi lõbusad ja õpilaslikud, aga see, et ta oleks päris meie oma, tähendaks, et ka meie laps selle kujundaks. Ja sealt ongi see Minu päevik ja konkurss. Kas konkurss on siiamaani edukas olnud? Ma loodan küll, sest need tööd valmivad kunstiõpetuse tundides ja kunstiõpetaja käe all ja reedel on viimane tähtaeg neid esitada. Ja järgmine nädal lähevad nad üles galeriisse esimesel korrusel väikeste majas. Tulemas on lumelinna ehitamine, intellektika ega kooli sünnipäev. Millest sai alguse lumelinna ehitamine? Mis oli algne idee? Algne idee tekkis sellest, et meie linna haridusosakonna juhataja Boris Goldman kutsus kõiki gümnasiste ehitama Tartu lumelinna Raekoja platsile. Meie kooli suur võistkond 10C ja 11C võtsid sealt väga edukalt osa, said nii-öelda maikuu suhu ja nii ka mina sain maikuu suhu, sest lund ju palju. Ja pisikestel majal, kaunis ju 671, ei ole niisugust õiget allalaskmisvõimalust. Seega koostöös direktoriga, kes organiseeris Kopa, siis metsakoolist, puukoolist üle tee meilt, head sõbrad, alati abilised. Kopp tuli, ajas suure lumevalli kokku. Ja kui lumevall on koos, siis polegi midagi muud kui lumelinna ehitama. Läbi õpilasesinduse andsin teada klassidele, et niisugune üritus toimub. Kivilinnal oma lumelinn ja ta ei ole mitte tavaline, vaid muinasjutuline. Et algne idee pärineb ikkagi linnaisadelt ja teine lugu idee annab ju ilm ise, ilma ta ehk oma suure lumekotiga on ta meil siin olemas. Kes sellest osa võivad võtta, et kas kõik Tartu Kivilinna gümnaasiumi õpilased?
noh, võiks ju tegelikult, aga ma tean seda, et pisikesed asjad ja suured asjad liiga üleskutses, et sina suur, tugev ja arukas Kivilinna gümnasist. Et suunatud on võistlus gümnasistidele, aga kui tahavad ka, ütleme, 8.-9. klass osavõtta kedagi ära ei saadeta, et mahub ehitama, vaatasin, üks 10-11 võistkonda. Ma tean, et Tartu Kivilinna gümnaasium tähistab oma 24. sünnipäeva. Mis teil on plaanis teha sel nädalal? Jah, väga õige, 24 on sellel aastal Tartu Pesamuna gümnaasiumide hulgas. Ja ei ole minul plaan teha, vaid on meil plaan teha. Kooli sünnipäev hõlmab siis kõiki lapsukesi alates 1. klassist kuni õpetajateni ja vilistlasteni välja. Ja siin kooli sünnipäeva traditsioon sisaldab väga eriilmelisi tegevusi. Niisugused kõige akadeemilisemad lood on neil aktused. Kuigi ma ei saaks öelda, et ta nüüd on niisugune väga tõsimeelne niisugune akadeemiline lugu, sest pealkirjad nendele sünnipäevapidudele on mõelnud välja õpilased ise, alates 5. kuni 12. klassini siis, et kõik sünnipäevad on eriilmelised ja kõik klassid valmistavad asju erinevalt ette. Aga mis on niisugune, ütleme, 4. aasta traditsioon, mis on uuem lugu meil koolis, on kätlemistseremoonia, mis mulle endal on äärmiselt südamelähedane, sest kui pisikesed 125 1. klassi last marsid punasel vaigal vapralt direktori juurde, soovib koolile head sünnipäeva ja annab kätt ja vaatab silma ja on rõõmus ja tragi, siis see teeb sooveks südame kõik. 10 E ja B-klass käisid 20. jaanuaril Tallinnas ekskursioonil. Külastasime Türi Ringhäälingu-muuseumit ja Eesti Rahvusringhäälingut ja need, kes soovisid, said ka näha Innukehade näitust. Kerli, kuidas sulle meie reis meeldis? Mulle meeldis väga meie reis. Türi Ringhäälingu-muuseumis proovisid poisid teha otseülekannet ja Eesti Rahvusringhäälingus käisime erinevates stuudiotes. Eriti põnevad olid Tom Annika ja Bingo stuudio. Aga kuidas sulle meie reis meeldis? Reis oli väga lõbus. Õpilased said proovida erinevaid asju, näiteks Paul proovis diktoriametit, aga muidu oli reis väga huvitav ja nägime palju uut. Seda külalist sinna ei saabunud, et paanikasse ei saa saatejuhil mitte kunagi minna. Nii ongi, ja teate, telemajas tööd tehes ongi niimoodi, et kui on mingi lavastus või asi, siis need saate tegijad. Tervist, me tulime siia Silja Tartus. Meil on Tallinnas ülimalt tähtis missioon. Top Secret. Olete kuulnud, eks ole? Ekskursioonidel on tore, aga koolis samuti. Kati, mis sulle meie koolis kõige rohkem rõõmu valmistab? Mulle meeldib see, et siin on toredad õpetajad, head klassikaaslased ja söök on ka väga hea. Aga vaatame nüüd, mis teistel õpilastele meie koolis kõige rohkem rõõmu valmistab. Mis meie koolis kõige rohkem rõõmu valmistab? Meeldivad õpetajad. Jah. Meie koolis valmistab kõige rohkem rõõmu vene keele õpetaja. Ta on ilgelt hea. Mulle valmistab rõõmu see, et meil on head klassikaaslased. Meile meeldib väga Christmas show, et seda me parem mõistis, et see on väga lõpus. Ja meil on väga toredad klassikaaslased. Ja sellised olid selle nädalased Kigu TV uudised. Mina olin Kati ja mina Kerli. Jälle nägemiseni!